Selili kätetöö õppimist me alustame kuival. Võtame laua, paneme laua käe alla ja siis kaenla alla. Teine käsi on pöial vastu jalga. Tõstame käe üles nina kõrgusele, pöörame pöidla alla ja tõstame käe vastu kõrva. Ja toome sirge käe selja tagant alla, pöial vastu jalga. Tõstame käe nina kõrgusele, pöörame pöidla alla, tõstame käe üles vastu kõrva, selja tagant sirge käsi alla, pöial vastu jalga. Kui üks käsi on tehtud, siis sama harjutus teise käega. Pöial vastu jalga alustame, tõstame käe nina kõrgusele, pöörame pöidla alla, käsi vastu kõrva, selja tagant sirge käsi vastu jalga. Tõstame käe üles, pöörame pöidla alla, käsi vastu kõrva, selja tagant käsi alla, pöial vastu jalga. Käsi üles, pöial alla, käsi vastu kõrva, selja tagant sirge käsi vastu jalga. Nüüd me teeme sama harjutuse vees. Laud kaenla all, tõstame käe üles, külje pealt tõmbame, pöial vastu jalga. Jälgima peab seda, et väike näpees läheb käsi vette, tõmme lõpeb vastu reit pöidlaga ja lauda kasutame selle jaoks, et uujal oleks kindlam tunne, et ei läheks ümber. Ja tagasi teeme sama harjutuse teise käega. Jalad kogu aeg töötavad ühtlases tempos, käsi töötab, pöial vastu jalga, väike näpees käsi vette, tõmbad, tõukad, libised. Kui kätetöö eraldi liigutades on selge, siis me paneme laua sirgete kätega põlve peale ja teeme harjutuse üks tõmme ühe käega. Võtad lauas kinni, loed 1, 2, teise käega. Võtad lauas kinni, loed 1, 2. Ja jälgime seda, et pöial oleks all ja käsi läheks vastu kõrva. Ja tõmme lõppeks pöial vastu jalga ja siis lauas kinni. Nüüd meil on harjutus selline, et laud põlve peal, üks tõmme ühe käega, üks tõmme teise käega. Lauda kasutame selle jaoks, et oleksid põlved vee all, käsi oleks sirge. Jälgime, et väike näpees läheb käsi vette. Tõuge lõppeks pöial vastu jalga. Võtame sisse asendid pöial vastu jalga, teine käsi üleval, peopesa väljapoole, käsi vastu kõrva. Ülemise käe viime tagant alla ja esimese käe toome eest üles, sama aegselt. Käsi vastu kõrva, pöial vastu jalga ja vahetame sama aegselt. Käsi vastu kõrva, pöial vastu jalga. Üks käsi üleval, üks käsi all, vahetame korraga. Jälgime seda, et mõlemad käed töötaksid korraga. Sirutame käed välja, väike näpees vette, pöial vastu jalga ja käed töötavad kogu aeg korraga. Kui meil on selili jalgatöö selge ja selili kätetöö viimane harjutus on ka selge, siis põhimõtteliselt meil ongi selili koostöö juba selge.